Nii, aga täna vaatame teemat, mis on päris niuke, mis sõna ma kasutan, täidlane võib-olla niuke. Ehk siis vabadus minevikust. Et mõnikord inimesed on segaduses. Ei tea, mis teed võtta, kuidas käia, mida teha. Eks? Aga tänu Jumalale meil on tema sõna ja tema sõna annab meile teeraja, mida mööda kõndida, ta annab meile stabiilsuse. Eks, et me ei pea olema oma mõtete lükata, tõugata ega kuradi poolt lükata, tõugata või emotsioonide poolt lükata, tõugata. Me saame võtta Jumala sõna ja rajada oma elule stabiilse aluse. Ja kui me kuulame Jumala sõna, siis peaksime kuulama alati sellise südamehoiakuga, et ma olen sõna tegija, mitte üksikmeinis kuulja. Et see saaks meile ka mingisugust kasu tuua. Meie mõistus, me oleme sellest rääkinud, on kuradi lahinguväli. See on see tema territoorium, kus tema toimetab. Mis on meie hing? Hing on siis meie tunded, mõtted, emotsioonid, tahe. See on see, kus kurat toimetab. Vaim on see tasand, kus Jumal toimetab. See on Jumala territoorium. Mis on kuradi eesmärk? Saada meid ära vaimu tasandilt mõtte tasandile ehk selle hinge või meele tasandile. Miks? Ta tahab meid eemale saada sellest tasandist, kus Jumal meiega toimetab ja kus asub meie usk. Usk on meie vaimus, see on usuväli. Ja see on tema eesmärk ära saada meid usust. Mõistuses ei ole meil usku. See asub meie südames, see asub meie vaimus. 1. Johannese 5:4 ütleb ju seda, et see on võit, mis on ära võitnud maailma, meie usk. See on 1. Johannese 5:4. Jah, igaüks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma ja see ongi võit, mis on võitnud ära maailma. Meie usk on võit, mis on võitnud ära maailma. Kus see usk on meie südames, meie vaimus? Mulle meeldis ka ennelde tõlge, sest iga Jumala laps alistab selle kurja maailma ja me saavutame selle võidu. Kuidas? Oma usu läbi. See on üks põhjus, miks kurat tahab meid siia meele tasandile saada eemale sellest usust, mis on meie südames. Laiendatud tõlge laiendab seda sama kirja kohta, sest igaüks, kes Jumalast sündis, on võitja ja võidab maailma ja see ongi see võit, mis on maailma ära võitnud. Meie püsiv, vankumatu usk Jeesusesse, Jumala pojasse. Kurat teab, et see on ainuke viis, kuidas ta meile lähedale saab, on see, kui me saame usust eemale, kui saame vaimu tasandilt minema, eks ja ülesse mõistuse meele tasandile. Ta tahab seda teha meie hinge kaudu. Ehk siis mõtete, emotsioonide, nende kaudu, et me fokuseeriksime nendele. Mis on veel meie vaimus? Ütleme, kui me paneme Jumala sõna enda vaimu. Usk on meie vaimus, eks. Ta teab, et me saame olla juhitud Jumala vaimu poolt oma vaimus. Jumala vaim juhib meid. Kujuta ette, kuidas sealt ära saab meid hinge tasandile. Kas me oleme võimelised panema siis alati tähele Jumala vaimu juhtimist? Kui me pööra tähelepanu fookust enda vaimule, vaid oma mõtetele, oma emotsioonidele. Aga mis on meie meele ülesanne? Ega Jumal on andnud meile hinge. Hing ei ole meie vaenlane. Aga mis on meie hinge ülesanne? Hinge ülesanne on nõustuda selle usuga, mis on meie vaimus. Ta peab nõustuma sellega. See on tema ülesanne.
kurat tahab, et me vääralt kasutaksime enda hinge, enda meelt, oma mõtteid. Ta tahab anda meile need valed mõtted, et me hakkaksime neid enda peas ketrama. Ja seeläbi tegema koostööd temaga. Ma enne mõtlesin, et üks asi, mul tuli siuke näide, et kuidas ta tahab näiteks meid saada hinge tasandile, on see, kui ta paneb mingisuguse mõtte. Vaata, me nõustume, et püha vaim elab meis, eks? Ja Jumala vaim juhib meid. Ja me ei tohi lasta juhtida enda meelel, vaid oma südamel, oma vaimul. Aga mõnikord, kui ta toob mingisuguse mõtte pähe, näiteks vale mõtte, mul oli üks hea mõte, ma katsun seda praegu meenutada. See on selline nagu vale, kus on mingisugune olukord, näiteks ta kasutab emotsioone. Keegi ütleb midagi või sa oled midagi valesti teinud ja ta toob mälestusi nendest. Sa oled eksinud. See on see näide. Sa oled eksinud näiteks. Ja siis ta ütleb, et paneb sellise mõtte, mis sa sinna kogudusse lähed. Vaata, millega sa hakkama said. See on tegelikult üks taktika eemale saada ka kogudusest inimesi. Sa oled eksinud. Sa oled valesti teinud. Miks sa lähed sinna? Aga nüüd on see, et kas ma lasen selle mõtte. Tegelikult see on vale, eks ju. Eriti kui ma olen läinud Jumala ette ja ütlen, et anna mulle andeks. Ja parandan meelt. Nüüd on see, et ta tahab mind sinna meele tasandile, mõistuse tasandile tõmmata, tuletada meelde, anda mulle mõtte ja anda mulle selle tunde. Eks ju, et ma olen eksinud. Ja nüüd on see, et kui ma seda kuulan, vastu võtan, siis kuidas ma käitun? Ma jään eemale kogudusest. Aga kui ma seisan talle vastu ja panen praktikasse ja võtan selle, mis Jumala sõna ütleb. Mis Jumala sõna ütleb. 1. Johannes 1.9. Kui me oma patud tunnistame, tema ust oli õige, nii et ta meile annab patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust. Millele ma rajan enda käitumise? Kas sellele, mida kurat mulle ütleb, süüdistavalt või see, mida Jumal ütleb? Et see ongi see üks põhjus, miks ta tahab meid ära võtta sellelt vaimutasandil, sest minu vaimus on see, eks ju, minu vaimus on see abi olemas. Aga ta tahab tuua selle süüdistuse ja selle halva tunde, mis on hingetasand, vale mõtte ja vale tunde. Ta tahab tuua ja siis ma hakkaksin käituma ja kui ma seda kuulan, ma hakkan käituma selle põhjal. Eks? Ja see on üks põhjus, miks me peame oma meeli uuendama, et see usk, mis on minu vaimus, ei saaks takistatud nende mõtete poolt, mis minu pähe võivad tekkida ja need ei vastanduks sellele. Ja meie ülesanne, nii nagu ma ütlesin, et kui ma selle kirjakoha võtan, eks ju, et see on see näide, et kogudusest eemale jäämine näiteks mingisuguse eksimuse tõttu, mis meie arvame, et on hirmus suur, on see, et tegelikult, kui kurat tahab tõmmata meid sinna hinge tasandile ja meenutada meile. Ta tahab meenutada meile. Ta on päris osav meenutaja, mineviku meenutaja tegelikult. Ja kui me laseme teha, siis ta võib meid eemale tegelikult saada nii Jumalast kui ka koguduses käimisest. Aga meie ülesanne on hoida teda hoopis sellel vaimu tasandil. Sest kui ta suudab meid viia sinna mõtte tasandile, hinge tasandile ja hoida meid seal, siis ta piitsutab ja annab meile peksa. Ja lihtne see ongi, sest see on tema territoorium. Ta tahab, et me võtaksime pähe need valed mõtted, mida tema soovitab. Miks ta seda tahab? Mis on kuradi eesmärk? Tal on ainult üks eesmärk. Hävitada.
hukata. Üks eesmärk. Ta ei taha mitte midagi head. See ongi tema eesmärk. See on eesmärk, miks ta tahab, et me läheksime eemale sellest vaimutasandist, kus on nii Jumala vaimu juhtimine, kus on meie usk, kus on Jumala sõna, peaks meie vaimu jõudma, kus on Jumala loomus. Jumala loomus on meie sees. Jumala armastus on meie sees. Mis veel on meie vaimus? Mis seal kasvavad? Just 9 vilja on kasvamas meie vaimuseks ja me kasvatame neid, toidame neid. Ja see on see koht tegelikult, kus Jumal meiega tegeleb. Ja iga hinna eest on kuradi taktika see, et me sealt eemalduksime. Sest et tema tahab tuua meile pähe need valed mõtted, ehk siis on see hirm, on see depressiivsus, on see väärtusetuse mõtted, on need kahtluse mõtted, on see lüüasaamise mõtted, on need süüdistavad mõtted. Need tihti ei ole meie enda mõtted. Me mõnikord tunneme, et kas ma üldse lähen sinna, ma tunnen, ma tean, tunneme, mõtleme ja tunneme, et me oleme väärtusetud, sest me tegime midagi. Me ei ole väärtusetud. Kurat tahab, et me tunneksime, et me hakkaksime tegema koostööd temaga. Me ei taha teha koostööd temaga. Me ei taha koostööd teha nende valede mõtetega, mida ta pähe paneb. Tahame koostööd teha Jumala sõnaga ja võtta Jumala mõtted ja leida nendele mõtetele vastukaaluks Jumala sõnast need õiged mõtted ja panna need endale pähe. Kurat teab meie nõrku kohti. Ta oskab need ära kasutada. Ja vaata selliste mõtete nagu on see hirmu või ärevuse või kahtluse või süüdistuse, mis iganes mõtted need on. Mõnikord tundub meile, et need on päris magus vastu võtta ja enda peas hakata ketrama ringi niimoodi. Sellepärast, et nende taga võivad olla päriselt juhtunud teod, päriselt öeldud sõnad. Ja kurat toob need meelde meile. Kas meile on tehtud midagi? Kas meile on öeldud midagi? Kas meie oleme ütelnud? Kas meie oleme teinud? Aga me ei tohi võtta neid mõtteid vastu ega hakata neid enda peas keerutama ringi. Meil on vaja leida piiblist kirjakoht ja vastata nendele mõtetele, sest need on hävitavad mõtted. Nende mõtete eesmärk on meie elu hävitada. Ja võib-olla asendada hoopis niimoodi. Suurem on see, kes on minu sees, kui see, kes on maailmas. Minu usk võidab ära maailma. Minu usk. Aga piiblist on ka sellised mõtted nagu armasta oma vaenlast. Tee head neile, kes teid taga kiusavad. Et ma teen ka need mõtted enda omaks. Või ka selle, et missugune on armastus. Armastus ei ole ärrituv ega kergesti solvuv. Armastus ei pea meeles paha ega talle tehtud ülekohut. Need kõik on Jumala mõtted. Kusjuures, kui ma enne ütlesin, et armastus, Jumala armastus on meie sisse, meie südamesse, meie vaimu välja valatud, siis mulle koitis siin hiljuti üks hea mõte, et vaata, kui meile öeldakse, et armasta oma vaenlast või armasta oma ligimest, siis mõtle, kui hea see on, et ma ei pea seda omast jõust tegema. Et ma kasutan Jumala reservi selleks, et tema oma armastuse minu sisse pannud ju. Kõikide kristlaste sisse ta on valanud oma armastuse. Järelikult ma ei pea üldse kasutama oma armastust. Ma saan kasutada tema armastust teiste armastamiseks. Jeesus näitas eeskuju. Tema armastas oma vaenlasi, kes talle halba tegid. Ütles isa, anna neile andeks. Just. Et meil on nii palju, mida Jumal on tegelikult meile andnud.
meie sisse pandud juba. On see armastus, on see arm, usk, vägi. Me peame usu kaudu neid rakendama. Meil on vaja, see ongi üks põhjus, miks meil on vaja õppida pöörduma enda meelest, oma hingest, oma mõtetest eemale, pigem vaimu poole. Keskenduma sellele, mis meie vaimus toimub. Sest siis meil on ligipääs sellele armastusele, et lasta seda endast välja voolata. Siis meil on ligipääs Jumala loomusele. Jumala edu on meie vaimus. Jumal ei ole mitte kunagi, mitte mingis asjas läbi kukkunud. On nii? Tema on võitja ja ta on andnud meile selle sama loomuse. Mitte kunagi läbi kukkudes on meie vaimus. Meil on vaja õppida seda kasutama, usu kaudu rakendama ja seda kaitsma. Sest me oleme loodud Jumala näo järgi. Jumal on vaim olend. Meie oleme vaim olend. Ja see ongi see ühine joon, et me oleme loodud Jumala näo järgi. Nii et Jumala edu on meie vaimus. Et me peame fokuseerima, õppima, fokuseerima oma meeltest, oma tunnetest eemale. Et mõnikord on see, et ma tunnen, et ma ei taha seda teha või mul on tunne, et mulle ei meeldi või mulle ei ole tunnet, et ma tahan rõõmutseda, eks ju. Kas ma lähtun nüüd oma tunnetest või sellest, mida Jumala sõna ütleb? Jumala sõna ütleb, et rõõm issandas on sulle kindlaks linnaks. Kui ma tahan olla tugev, siis ma teen nii, nagu Jumala sõna ütleb. Mitte ei lähtu enda tunnetest või sellest, mida mina mõtlen. Jumal õpetab meid ja tegeleb igaühega mingite teemadega. On mingid teemad, igaühe jaoks tal on. Kus me vajame küpsemist, vaimset küpsust, arenemist. Ja need on ka mõnikord need teemad, kus kurat võib tulla ja hakata süüdistama. Et näed, sa ei olegi veel sealmaal, kus sa peaksid olema või sa oled veel nõrk või saamatu või vaata, kus kohas sa oled, et ta toob selle süüdistavana esile. Samas see ei ole, ma võin olla alati vastata, et ei, see ei ole nii. Sest see, kui Jumal minuga tegeleb mingi teemaga, see tähendab, et ta tegelikult tõstab mind üles. Ta tõstab mind alati üles. Iga teema, mida Jumal esile toob meie südamesse, on selleks, et meid edutada, et meid kuskile kõrgemale tasandile viia. Jumal ei tegele mitte kunagi hukkamõistu läbi või süüdistuse läbi. Jumal ei süüdista meid mitte kunagi. Ta ei mõista meid hukka. Kes meid süüdistab, on kurat. Tema tuleb süüdistama ja hukka mõistma. Ja see, kui Jumal meiega tegeleb, see toob värskuse. Mõnikord tahan tuua ühte laulu siia vahepeale. Et kui ma ütlesin, et kui Jumal meiega tegeleb mingi teemaga, siis me tegelikult kogeme sükest ülespoole minekut, värskendust, edutamist. Mõnikord me võime olla oma elus ükskõik mis põhjusel. On see mingi kuradirünnak või on see oma mingisugused vead, et me oleme olnud sõnakuulmatud ja oleme jõudnud kuskile madalseisu enda elus. Ja vaatame laul 40. Ma loen tegelikult siit, mul on välja toodud. Laul 40. Ma ootasin issandat suure ootusega. Ta kummardus mu poole ja kuulis mu appi hüüdmist ja tõmbas mind üles õuduse august ja paksust porist ning asetas mu jalad kaljule ja kinnitas mu sammud. Jumal tõmbas välja paksust porist ja õuduse august. See on olukord, Taaveti laul, mida ei ole võimalik, eks ju, see ei ole kiiduväärt olukord, olla kuskil nii sügavalt kinni. Aga mis oli Jumala eesmärk? Kui tema hüüdis appi,
Aga kuidas ta hüüdis appi? Ta hüüdis appi suure ootusega. Tal oli ootus Jumala suhtes. Ta pani oma lootuse Jumala peale. Ja mida Jumal tegi? Tõmbas mind üles õuduse august ja paksust porist ning asetas mu jalad kaljule. Jumal asetab alati meid kaljule. Ja kinnitas mu sammud, ta pani mu suhu uue laulu, kiituslaulu meie Jumalale. Paljud näevad seda ja hakkavad kartma ja lootma Issanda peale. Õnnis on mees, kes paneb oma lootuse Issanda peale ega pöördu ülbete ja valesse taganejate poole. Palju oled sina, Issand mu Jumal, teinud imetegusid ja mõelnud mõtteid meie kohta. Ei ole kedagi sinu sarnast. Jumal tahab meid välja tõmmata igast olukorrast, ükskõik kui raske see on, ükskõik milline madalseis see on. Kui me hüüame Jumalat appi, ta tõmbab alati meid välja sellest porist. Tema eesmärk on panna meid kaljule seisma ja kuidas ta teeb seda? Oma sõna läbi teeb. Täiesti seda olen kogenud enda elus. Kui mina vajasin, et Jumal mind tõmbaks välja ühest mülkast ja paneks mind kaljule seisma, siis Jumal hakkas imeliselt tooma erinevaid viise minule, erinevaid jutluseid. Ükskõik erinevad, kusjuures need olid erinevad inimesed, kes rääkisid. Tänapäevaks ma nii paari enam ei kuula, aga see oliks tolleks ajaks, kui mul seda vaja oli, siis oli just nimelt see jutlus või see sõna või mingi piiblikirja koht, mida ma tol hetkel väga vajasin. Jumal tõi selle esile imeliselt ja ma kuulasin ja ma sain üles ehitatud ja ühel hetkel ma mõtlesin ja vaatasin enda sisse. Ma ei ole enam näoli poris, see oli selline nagu ühel hetkel ma olin ja kui ma Jumala seda sõna kuulasin ja endasse panin, siis ma võisin ühel hetkel öelda, Jumal, sa oled pannud mind kaljule. Ja see oli selle läbi, et ma kuulasin Jumala sõna ja panin endasse Jumala sõna, aga mitte igasugust, vaid see oligi see, mida ma vajasin tolleks hetkeks, sest Jumal imeliselt tõi üks sõna, teine sõna, üks jutlustaja, teine jutlustaja, mida mul selleks hetkeks vaja oli ja oma sõna läbi ta tõstis kaljule. Ja seda on nii lohutav mõelda, kas see ei ole mitte, et Jumal oma sõna läbi ta igat ühte tahab tõsta üles. See on tema eesmärk, kui me hüüame teda appi, ükskõik mis olukorras me oleme. Tema sõna on see, mis meid üles tõstab. Alati. Aga siin on teine külg, mida mina hakkasin mõtlema. See on see, et me näeme tihti ennast, kui me oleme seal poris. Jumal tuleb mul appi tänu Jumalale. Ja ma ütlen sellega ära, kuidas ta siis kohtles mind, kui mina seal maas olin. Nii nagu seesama veepealne, Peetrus kõnnib vee peal. Peetrus samamoodi ütles, Jeesus aita. Mida Jeesus tegi? Jah, ta aitas, ta paati kindlale alusele, kus tal oli turvaline olla. Ja siis ta ütles, kus usk oli. See oli sama asi, mida mina kogesin. Kui mina olin poris, jah, võib-olla see enda sõna kuulmatus ja süü, eks ju, aga mitte kunagi Jumal ei süüdistanud mind, et ma seal naoli poris olin, vaid ta tõstis oma sõnaga nii hellalt, nii armastavalt mind kaljule. Ja siis hakkab tegelema, kui ma olen seal turvalises kohas, eks ju. Siis ta hakkab kasvatama ja õpetama, aga alati läbi armastuse ja armu. Vaat see on minu kogemus Jumalaga. Ja nüüd on see teine külg. Meie oleme siin kaljul, aga võib-olla me kaaslane on naoli poris. Kuidas me suhtume sellesse kaaslasesse? Samamoodi, vaata Jumala armastus, ma tean, et ka see, kes seal poris on praegu ja vajab abi, ka Jumal tahab teda aidata. Ja kuidas mina siis suhtun sellesse inimesse? See ongi see hetk, kui ma näitan oma armastust ja armu, Jumala armastust ja loomust, eks. Ja kui see inimene saab üles tõstetud kaljule, siis on see hetk, et me saame hakata tegelema, Jumal hakkab tegelema mingite teemadega, mis on vaja võib-olla korrigeerida. Aga see hetk ei ole see, kus teda hukka mõistetakse.
või kohut mõistetakse. Jumal nagunii ei mõista meid hukka, aga ei mõista kohut meie üle, sest me ise peame kohut mõistma enda üle, kui me oleme eksinud. Jeremiia 29, 11-13. Jeremiia 29. peatükk, 11-13 salm. Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Jehova. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. Jumal mõtleb meist rahu mõtteid. Ta tahab anda meile tulevikku ja lootust. Siis te hüüate mind appi ja tulete ning palute mind ja mina kuulen teid. Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest. Meie süda peab olema Jumala järgi ja ta tuleb ja aitab meid. Kurat on süüdistaja, tema on hukkamõistja, Jumal ei tee seda kunagi. Aga meie vaim annab meile ka märku, kui me oleme eksinud ja me peame mingi teemaga tegelema hakkama. Ja see on see koht, Piibel ütleb ka, et kui meie ennast hukka mõistame, siis meid ei mõisteta hukka. Ma pean ise, kui ma olen eksinud, minema Jumala ette. Nii nagu ma enne ütlesin, 1. Johannes 1.9 on see, et kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nii et ta annab meile patud andeks ja puhastab meid kõigest üle kohtust. Ja see on see koht, kus mina saan öelda, et kui ma olen eksinud, et Jumal näeb, need sõnad ei olnud õiged, ma mõistan kohut enda üle. Need teod ei olnud õiged, ma mõistan enda üle ise kohut. Ja ma palun Jumala käest andeks, kui ma olen eksinud. Aga kui Jumal meiega tegeleb, siis tema teeb seda, nagu ma ütlesin, läbi armastuse ja üles tõstvalt, mitte alla suruvalt, vaid üles tõstvalt. Üks huvitav mõte oli, siin mainiti Warren Minister, ma vaatasin, et see ilmselt on siis Rick Warren, ma eeldan, ja tema on väitnud sellise asja, huvitav lause tema suust. Ta on öelnud niimoodi, ma tean alati, millal Jumal valmistub mind edasi viima või edutama järgmisele tasemele. Sest enne seda tuleb suur hukkamõist kõigi mu vigade ja puuduste pärast. Kurat üritab keerata sind sinu vastu, et sa hakkaksid ennast hukka mõistma või süüdistama, just nimelt süüdistama mineviku asjades ja mineviku eksimustes, mineviku vigades. See on üks tema taktika. Ta tahab seeläbi takistada meie usku. Ta tahab takistada ka seda edutamist uuele tasandile, kuhu Jumal tahab meid viia. Kurat tahab kätte saada meie vaimust, meie usku. Kui me oleme andestust palunud Jumala käest, mis iganes valed teod, valed sõnad, siis me peame andestuse vastu võtma ka usu läbi ja ka endale andestama. Aga see eeldab seda, et me tõesti parandame meelt. Et kui ma tõesti parandan meelt, eks ju, mitte niimoodi, et see suhtumine, et Jumal annab andeks, et kui ma nüüd uuesti seda teen, ma lähen palun uuesti andeks. Et see ei saa olla see suhtumine, et kui ma meelt parandan, siis see eeldab ka minu muutumist. Eks ju, et ma palun andeks ja ma muudan ennast. Sest Jeesus on maksnud suure hinna meie eest. Me ei saa kuritarvitada seda armu, mis ta meile on andnud. Nii et meil on vaja õppida endale andestama. Kui me oleme andeks palunud, meelt parandanud, muutunud, me peame õppima endale andestama. Ja Filippi 3:13 on üks tuntud kirjakoht, et Paulust pidi õppima endale andestama ja tegema
teatud valikud ja otsused, siis ta ütleb, et üht ma ütlen. Ma unustan ära, mis on taga ja sirutun sinna poole, mis on ees. Ta pidi tegema selle teadliku otsuse, et ta ei mõtle sellele, sest tema minevikus oli asju, millele ta oleks võinud mõelda või millele keskenduda. Aga tema ütles, ma unustan ära, mis on taga, ma unustan ära, mis on minevikus, ma unustan ära need teod, mis ma minevikus tegin, ma unustan ära need sõnad, mis ma minevikus ütlesin, sest ma olen andeks palunud, ma olen andeks saanud, ma olen meelt parandanud ja ma sirutun sinna poole, mis on ees. Me saame seda teha usu läbi, sest Jeesuse veri on piisavalt võimas, et andestada meile need patud. Tema on kandnud meie patud ristipuul. Ja selle ristisurma läbi on tema andnud ka oma edu meile. Me saame kasutada seda edu, mille Jeesus tegelikult sai, selle võidu. Ta jagab seda meiega. Me oleme kaaspärijad. Ja kui me võtame selle edu usu kaudu vastu, me saame aru tegelikult, milline edu meil on antud, milline vägi meil on antud. Kui me selle usu kaudu vastu võtame, siis hakkab ilmnema meie tegudes. Sarnast asja ütleb ju Jesaja, 43. peatükk, 18 salm, on see meie üsna tuntud kirjakoht. Ärge tuletage meelde endisi asju. Ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen hoopis uut, see juba tärkab, kas te ei märka? Ma teen kõrbegi tee, tühjale maale jõed. Unusta ära see, mis on selja taga, sirutu ettepoole, ära tuleta meelde neid asju, mis on juba Jeesuse vere all. Neid ei maksa meelde tuletada. Jeesuse veri on võimas, et katta kõik patt. Igasugune üleastumine, igasugune koorem, igasugune mustus. Ta on piisavalt võimas. Andeks palutud patt on vere all. See tähendab, et üks osa meele uuendamisest peab toimuma ka töös või tööga minevikuga. See tähendab, uuendamata meel mäletab valesid asju. Ja vale mõtlemine on ka see, mis mäletab asju, mis oleks vaja unustada. Ja see abi, nagu ma enne ütlesin, kui abi tuleb meie vaimust, Jumala sõna kaudu, meie vaimust, mitte meie meelest, siis üks kuradi taktika on ka see, miks ta tahab meid vaimust eemale võtta, sest vaimu tasandis, sest selles on meie abi. Selles on see abi, kui me jääme vaimu tasandile, siis me saame selle abi. Aga kui me laseme ennast ära tirida sealt, siis meil jääb kätte saamata see abi, mis meil oleks võinud kätte saada. Mõne inimese jaoks on patt suurem kui Jeesuse veri. Kuidas seda mõista? Kui ma tegelikult enne ütlesin, et Jeesuse veri me oleme nõus, et ta on suurem kui mis iganes patt. Ükskõik kui võimas või suur see meie silmis tundub, meie eksimus. Jeesuse veri on alati suurem, aga mõne inimese jaoks tundub, et tema patt on suurem kui Jeesuse veri. See tähendab seda, et kui me jätkame rääkimist sellest, kuidas ma eksisin, ma jätkan rääkimist sellest, mida ma valesti tegin, millise valese otsuse ma tegin, mis vale sõna ma ütlesin, siis sellega ma toon minevikku kogu aeg siia praegusesse hetke olevikku. Et kui ma kogu aeg hakkan rääkima oma perega,
oma sugulastega, ükskõik kellega, koguduse liikmetega, kui ma toon selle mineviku andeks palutud teo või sõna või ma räägin, näed, ma panin mööda selle asjaga. See suhe, see oleks, vaata, see on ju. Kui ma kõik selle, kogu aeg ma muudkui räägin ühele, räägin teisele, räägin kolmandale, siis ma hoian elus seda. Ma kannan seda minevikku taaka kogu aeg endaga kaasas ja toon olevikku ja toon olevikku. Meil on vaja keskenduda sellele, kus me praegu oleme ja mida Jumal on teinud meie eludes ja mida Jumal teeb meie eludes, mitte sellele, mis minevikus kunagi oli, või sellele, kuidas keegi mulle midagi ütles või mida mina ütlesin või kes mulle midagi tegi või mina tegin midagi. 2 asja on vaja õppida. Üks asi, kui ma olen andeks palunud, ma pean õppima andestama endale ja jätma minevikku ja teine asi, kui on vaja minule andestada kellelegi teisele, ma pean seda õppima tegema. Ja jätma minevikku sinna ja mitte mäletama möödunud aegu ja asju ja sirutuma ettepoole, unustama ära selle, mis on taga ja mitte tooma seda olevikku, ma teen seda usu läbi. Ma ei tee seda omast jõust. Kui Jumal on öelnud seda, jäta selja taha minevik. Järelikult on andnud meile võimekuse selleks. Ta on andnud meile meelevalla selleks. Meil on vaja seda kasutada. Jätta minevik rahule, jätta see sinna, kus ta on. See on üks põhjus, miks inimestel on palju vaevusi. Minevik kummitab. Nad ei saa lahti, nad ketravad neid mõtteid enda peas. See on üks asi, kuidas kurat hoiab meid hinge tasandil tegelikult. Ta toob mõnikord meelde minevikku, siis tuleb vastu seista sellele. Või siis, et sa tõesti mõtled kogu aeg sellele. Võib-olla on midagi väga suurt, mida sa oled mööda pannud eluseks. Ja sa mõtled sellele, mõtled. Lõpeta mõtlemine. Lõpeta sellele minevikule mõtlemine. Võta meelevald selles osas. See meelevald on meile antud. Ja Jumal on öelnud, et ära mäleta neid endisi asju. Nii, õpetussõnad. Õpetussõnad 20 ja 27 ma loen New Living tõlge. Õpetussõnad 20-27. Issanda valgus tungib läbi inimese vaimu, paljastades iga varjatud motiivi. Issanda valgus tungib läbi inimese vaimu, paljastades iga varjatud motiivi. New King James tõlge. Inimese vaim, see on sarnane ilmselt meie tõlkele. Inimese vaim on issanda lamp, see uurib läbi kõik ta südames sügavused. Mis on lamp? Mida lamp teeb? Valgustab, ta on valguse allikas. Nii nagu Jumal valgustab meid vaimu kaudu. Ta annab juhiseid ja suuna meile meie vaimu kaudu. Kui oluline on fokuseerida vaimul, eks? Et me ei paneks mööda. Et me ei kuulaks seda, et mis tunne mul on. Kas mul on tunne seda teha või tunne teist teha? Jumal ei juhi meid tunnete läbi. Meie vaimu läbi, oma sõna läbi. See tähendab ka, et Jumal ei juhi meid mõttetasandi läbi, selle tasandi läbi, kuhu kurat tahab meid kogu aeg tuua. Ja see on ka üks põhjus, miks kurat mõtterünnakuid toob. Miks ta toob? Seetõttu, et me oleksime millegagi hõivatud. Millega me oleksime hõivatud, kui ta toob mõtterünnakud? Me oleme hõivatud sellega siis, mis meie mõistuses toimub. Meil on pidevalt siin mingid mõtted või mingid vastuargumendid või mingisugused loogilised järeldused, meil kogu aeg on mingi mõttetasandil käib. Me mõtleme küll, aga mis ma räägin mõtterünnakutest. Ja see tähendab, et tegelikult meil ei ole siis fookus enam oma vaimul ja meil ei ole fookus sellel, millega Jumal meiega tahab tegeleda siin vaimus. Sest see, kui Jumal meiega tegeleb, ta tahab meid õnnistada, ta tahab, et me muutuksime aust ausse.
järelikult on tema eesmärk see, et me saaksime järjest rohkem õnnistatud, kui ta tegeleb meiega mingite teemadega, ükskõik, igal inimesel erinev. Võib-olla on see armastuses käimine, võib-olla on see rahu säilitamine, võib-olla see on see, et ma olen väärtuslik Kristuses. Inimestel on erinevad mõtted. Väga erinevad on need nõrgad kohad, kuhu kurat mõnikord surub. Ja selle eesmärgiga, et sa keskenduksid sellele, et nüüd on mul jälle mingi mõte käib ja mul jääb tähelepanuta, millega Jumal tegeleb. Ja just nende mõtterünnakutega kurat toob meie meeltesse igasugused põhjendused, igasugused arutlused, mingisugused loogilised mõttekäigud, millega ta tahab, et me sõidaksime üle selle, mis meil vaimus toimub, vaimu juhtimise ja selle töö, mida Jumal meie vaimus teeb. Kui me kuuleme valet mõtet piisavalt kaua, võib see hakata tunduma õige. Eevaga juhtus see. Tema kuulis ja hakkas loogiline tunduma see mõte talle sealt puust süüa. Jumal oli öelnud, et sellest ühest puust ei või süüa, aga see mõte hakkas talle tunduma loogiline. Kui me piisavalt kaua kuuleme midagi. See on see oht, et kui ma ükskord rääkisin samamoodi, et ükskõik kui see mõte tuleb, et me ei tohi seda vastu võtta, me peaksime selle tagasi lükkama kohe, kui see tuleb. Sest me mõte mõnikord koputab meile võib-olla 1 päev või 2 päeva või nädal aega või 6 aega. Ükskõik kui kaua ta koputab meie mõistusjuksele, see ei tee mõtet õigemaks. See ajaline kestus, kaua ta sinna meid ründab, eks ju, see ei tee mõtet õigeks, aga meile hakkab tunduma ta lihtsalt loogiline ja mõistlik, mida kauem ta meid ründab. See on see põhjus, miks me peame valele mõttele kohe reageerima. Sest vale mõte, mis hakkab tunduma õige ja me selle vastu võtame, siis seda nimetatakse petetud saamiseks. Kui vale mõte hakkab tunduma õige. Ühel hetkel sa mõtled, et see mõte, mis mu pähe tuli, on õige. Ma tegin mingisuguse vale sammu, eks. Kurat ütleb, et sa ei kõlba kogudusse. Ja võib-olla ma olengi madal seisuseks. Ma olengi haavatav ja mõtlen, et nojah, võib-olla tõesti ei peaks minema kogudusse. Ja mida rohkem see mõte mulle pähe tuleb, algul võib-olla tundub, et mis asja. See oli vale mõte. Aga kui ma ei seisa vastu sellele ja ma lasen see enda pähe, hakkab see lõpuks tunduma, et võib-olla tõesti, mis ma ikka sinna lähen. Kurat meenutab ühte mingit seika, välja kistud kontekstist, võib-olla näed, see ütles nii, aga see ei öelnud nii. Ta tegi nii, ta ei teinud mulle nii. Võib-olla tõesti vaatama, ma ei ole ikka väärt sinna minema ja need mõtted tulevad ja mõtted hakkavad ketrama peas. Ja kusjuures petetud inimene ei saa kunagi ise aru, et ta on petetud, sest ta mõtleb valesti. Ja mina mõtlengi, et see ongi nii. Ma ei väärigi tulla siia. Ja ma hakkan seda ise uskuma ja ma hakkan ka nii käituma ja ma üldse ei arva, et see vale on. Aga see on vale. See mõttemuster on vale praegu, mis ma näiteks teen, see on väga vale. Et kui me kaua laseme sellel valel mõttel enda peas ringi käia, me ei seisa vastu, siis hakkab ta domineerima õige mõtte üle. Me saame petetud. Me ise ei tea, et me oleme petetud, sest me ei saa aru, me mõtleme ise valesti. Ja need, kes on petetud vale mõtte poolt, on viimased inimesed, kes seda endale tunnistavad ja ütlevad. Nad arvavad, et nad on õiged. Et see mõte, mis mulle pähe tuleb, see on õige. Nad on lihtsalt kahjuks liiga kaua kuulanud seda ja nad ei ole õigel ajal vastu seisnud sellele mõttele. See näitab tegelikult, et kurat ta on küll võidetud vaenlane ja meil on täielik meelevald tema üle. Aga ta on ka kaval ja ta ei tule iga kord siukse suure pasunaga ja väga ilmselge mõttega, kus sa absoluutselt tunned ära, et see on vale.
ta mõnikord tuleb nii salakavalalt, tõesti ta võib selle see minevik on üks asi, millega ta võib tulla kimbutama, nende mineviku teod, mineviku otsused, mineviku sõnad, mis iganes mineviku käitumised. Et see on see üks oskus, mis me peame omandama, on see, et me paneme selle mineviku ukse kinni, sirutume ettepoole, et me ei mäleta neid asju, mis me peaksime unustama. Ja teine oskus, mis uuendatud meelega peab kaasas käima, on see, et me suudame vaigistada oma selle mõttemaailma, mis meil siin toimub. Et me suudaksime keskenduda oma vaimule ja sellele, mida Jumal tegelikult meiega tegutseb, mida ta öelda meile tahab. Keskenduma ja fokuseerima Jumalale ja tema sõnale, sest meile on antud meelevald kasutada ja lugeda seda Jumala sõnas. Võtta need mõtted, me ei pea laskuma ega libisema minevikku enda elus, meile on see antud see meelevald. Me ei pea seda tegema. Meil on võimalus võtta Jumala sõna ja Jumala mõtted, hoida ennast selles tões ja mitte saada petetud, sest Piibel ütleb nii palju Uues Testamendis valvake, 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 olge kained, valvake, ärge laske ennast petta, ärge laske ennast petta. Ja meile on see vägi antud, meil on see meelevald antud, lihtsalt meil on vaja seda kasutada. Amen.